Tere, mina olen Valeria Kopajeva ja ma olen personaaltreener. See on Maria, minu klient. Temast taust on siis edasi jõudnud. Ta on tegelenud umbes 3 aastat jõusaaliga ja ta on pidevalt käinud. Ja täna me keskendume ülakeha treeningule, mis on siis meil kodustes tingimustes ja me kasutame ainult 5-kilolisi handleid. Ja me näitame, et tegelikult võib teha väga head jõutreeningut ka kodus. Meie treening koosneb 3 osast. Esimene on siis soojendus, siis meil tuleb põhitreening harjutustega ja siis kolmandaks on treeningu lõpetamine. Kliendil ei ole mingeid vigastusi ega midagi, ehk siis ta on täiesti terve. Nii et me võime alustada. Alustame sellest, et kuna meil ei ole mingit kõnnilindi ega midagi, siis me alustame kas sörgist koha peal või siis kiire kõndimisega niimoodi või hüpetega. Umbes 2 minutit. Selleks, et tõsta keha temperatuuri ja valmistuda keha meie põhitreeningus. Sa võid alustada, kui sa tunned, et oled valmis. Ja umbes, kui me teeme hüppeid, siis teeme umbes minut aega. Kui kiirkõnd, siis umbes 5 minutit aega. Sa võid ka teha niimoodi lihtsalt sörki, võid ka vahepeal hüpata. Meil on lihtsalt vaja sinu keha mitte väsitada, vaid lihtsalt valmistada. Täna me kasutame ka ühes baasharjutuses tooli. Ja ma arvan, et me võime alustada dünaamilise soojendusega. Alustame õla eesmisest osast. Ma näitan ette ja siis pärast vaatan, kuidas sina teed. Võtame niimoodi käest kinni. Sa võid võtta siit või niimoodi nagu risti. Nii nagu sul mugavam on. Ja sa pead siit tundma, et venib. Aga see ei tohi olla muidugi valus. See peab olema rahulik ja valmistuv. Asendit hoiame umbes 20 sekundit ja siis võime vahetada kätt. Ja. Kas sa tunned, et siit venib väga hästi? Järgmine harjutus tuleb siis triitsepsi venitamine. Sa võtad käe ja paned seda üle pea. Vaata, et see oleks nagu hästi vastas. Niimoodi. Ja võid natuke korrigeerida ja leida see koht, kust venib kõige rohkem. Ja jällegi hoiad 20 sekundit ja siis vahetad kätt. Kas tunned, et venib? Teeme veel ühe dünaamilise soojenduse. Teeme umbes 20 sekundit lihtsalt tõsteid niimoodi. Aga vaata, et jällegi käed oleksid sirged. Ja. Pead hakata tundma, et siit nagu natuke põleb. Siit põleb, jah. Ja kui sa tunned, et sa oled valmis, siis me võime alustada. Ma olen valmis. Siis alustame esimese harjutusega. See on meie juba põhitreening. Ja siis meil on vaja handleid. Ja me hakkame tegema handlitõmbed küljelt. Niimoodi. Me vaatame, et küünalnukid peavad olema natukene kõverdatud ja ei lase
niimoodi järsku alla. Alati on pinges, isegi siin. Ja siis me teeme seda harjutust, sa võid jätkata. 3 setti 8 korda. Ja iga ülakeha harjutuse puhul vabade raskustega me peame vaatama, et tehnika oleks korrektne ja ei tohiks üldiselt juhtuda nii, et me hakkame niimoodi kehaga ennast aitama ja siis ainult ülakeha töötab iga harjutuse puhul. Siis jah, seda tuleb teha 3 setti 8 korda ja siis me võime jätkata. Selleks meil on vaja tooli. Me paneme selle. Unustasin öelda, et jah, istu siia. Ei, pigem istu niimoodi näoga. Et oleks näha, kuidas sa teed. Esimese harjutuse puhul meil töötas siis trapets, romboidne lihas ja natukene triitseps ja tagumine delta. Ja nüüd istudes me teeme õlapressi. Ma näitan ette. Siit kontrollitult kõveralt lased alla. Proovi. Jah. Teeme seda 3 setti 8 korda. Tubli. Me peame vaatama, et alaselg ei oleks nagu sellises positsioonis, vaid ikkagi võimalikult vastu. Ja, tubli. Seda jällegi teeme 3 setti 8 korda. See oli üks baasharjutustest. Siin töötab siis õla keskosa, õla eesmine osa ja natuke triitseps ja ka kerelihased. Nüüd võime jätkata järgmise baasharjutusega. Selleks tuleme laua juurde ja me teeme seljatõmbeid. Me teeme vaheldumisi üks käsi korraga, ehk siis me võtame ühe hantli. Filmi mind palun, ma näitan. Siit. Ehk siis vastas jalg, vastas käsi. Me hakkame tegema seljatõmbeid. Ja alla, kui me laseme alla, siis selja lai lihas peab natukene nagu tulema kaasa, ehk siis venima. Ja niimoodi me teeme 8 korda iga käega. Nii, siis vastas jalg, vastas käsi. Jaa. Just. Ja vaata, et siit nagu veniks, kui sa... Jah, väga õige. Jällegi vaheldumisi 8-8, ehk siis kokku ühes setis 16 korda. Võid vahetada käsi. Just, väga õige. Ja siis me tõmbame mitte käega, vaid just seljalihastega. Ainult seljalihastega. Kuidas tundus? Hästi. Hästi. Väga hästi. Nii, järgmine harjutus. Kui sa oled valmis jätkama või sa tahad juua? Ei, valmis. Seda valmis. Me teeme prantsuse surumist. Aga selleks, et meie tehnika oleks hea ja et see harjutus oleks meie jaoks ohutu, siis me jälle teeme vaheldumisi. Siis võtame handlist niimoodi kinni.
ma demonstreerin. Ja paneme selle pea taha. Siin target on triitseps ja püüame seda kontrollida. Võib proovida. Just. Siin töötab küünarliigese painutaja ja triitseps. Ja tubli. Seda jällegi teeme 5 korda. Teeme vaheldumisi 3 seti 5 korda ehk siis kokku 10. Iga käsi 5 korda. Ja juhul, kui sa tunned valu seda harjutust tehes, siis peaks harjutust muutma. Nii. Kuidas tundus? Oli raske? Natuke, jah. No see on pigem isoleeriv harjutus, nii et peaks olema raske. Ja siis viimaseks ka isoleeriv harjutus. Me teeme vaheldumisi biitseps tõsteid. Ma näitan. Siit. Me peame keskenduma lihastunnetusele ja ei tohiks juhtuda nii, et ma aitan ennast kehaga. Ainult biitseps töötab. Proovi. Nii. Siin töötab biitseps ja natuke aeglasemalt. Just. Väga õige. Siin töötab küünarvarre painutaja ja biitseps ja siis ka õlavarre lihas. Ma juba vist mainisin, et me teeme seda ka 3 seti, iga käsi 8 korda, ehk siis kokku 16 ühes setis. Ja siis, kui trenn on lõppenud, siis me peame tegema ka väikse venituse. See aitab meid taastuda ja aitab vähendada lihasjäikust järgmisel päeval, kui see tekib. Ja siis teemegi umbes samu liigutusi, nagu me tegime esimeses osas. Alustame õla eesmisest osast. Jällegi umbes 20 sekundit iga käsi. Tunned, et venib. Ja võid vahetada. Nüüd järgmiseks me teeme jälle triitsepsi venituse, nagu me tegime, kas mäletad? Näita, mis me tegime. Ja jällegi sa pead korrigeerima, kuidas tunned, et kust rohkem venib. Kas sa paned käe rohkem taha või ette või rohkem nagu vastu. Oleneb. Ja jällegi 20-30 sekundit hoiad. Teeme nüüd natukene kaelaga ringe, aga hästi aeglaselt, ehk siis niimoodi. Vaata, et selg oleks sirge. Sa võid teha kaarega, sa võid teha terve ring, kuidas sa ise tunned. Tunned, et venib. Ja jällegi siin ei tohi ka ennast väsitada. See peab olema hästi rahulik, aeglane ja pigem mõnus. Jah. Trenn on siis lõppenud ja kuidas sul tundub?
mulle väga meeldis . Väga meeldis . ja siuke mõnus , rahulik , selline . kas on tekkinud mingi tunne , et mõni harjutus oli ebamugav või mingi hetk oli kuidagi ei , raske ? kõik harjutused olid väga siuksed mõnusad , et selles mõttes , et no siis on hästi . jah . aitäh kuulamast . trenn on lõppenud .